tahtsid veel midagi öelda? Ma tahtsin öelda seda, et need invakohad on ju, et siin on need invakohad, hästi palju invakohti, kusjuures terve see poe esil on invakohti täis. Et selles mõttes on hästi nagu invasõbralik see Leedu Lidl, eks ju. Ja mis on nagu selline Euroopa või selline Lääne-Euroopa tase, ütleme. Eestis seda eriti ei kohta, Eestis on mõned üksikud invakohad ja need on kuskil nurga taga ja sageli on nad nii tihedalt koos, et siin on nagu näha, mis ma tahtsin näidata, et invakohtade vahepeal on veel selline riba, mis on nagu siis käru või ratastooli või millegi igane jaoks saab nagu liikuda. Et Eestis on millegi pärast need invakohad on kõik pressitud niimoodi üksteise otsa tihedalt ja sealt ei ole võimalik isegi välja tulla. Et tõesti, ma ei tea, kes neid Eestis neid inva asju välja mõtleb, aga see süsteem on ikka täiesti kuul pähe, eks ju. Või see näitab suhtumist, ütleme. Et siin kohe poe ees, et Eestis pargivad poe ees kõik kallid, eks ju, BMW ja Mersu ja need Hummeri džiibid, on ju. Aga siin pargivad poe ees, eks ju, invaautod, on ju. Et see on nagu suur vahe nagu kultuuriliselt, ütleme. Selline, et Eesti kuulub ilmselt sellesse mingisse muusse kultuuriruumi natukene, mis puudutab just suhtumist nagu ratastooliga inimestesse ja liikumispuuetega inimestesse. Just, aga väga tore. See tuleb ilmselt sellest, et need liikumispuuetega inimesed nagu Juuligi, ta ise ei ole võimeline nagu enda eest seisma ja rääkima, eks, et see tulebki sellest ja kui sa Eestis ise enda eest ei võitle ja ei seisa, siis ega keegi teine seda ei tee. Et sa pead ise nagu tegema kõik ja olema. See on nagu imelik. Okei, aga siis... Aga see Leedu on hea näide, et asjad liiguvad nagu paremuse poole, et ootan igal juhul pikisilmi Lidlit ka Eestisse. No vastad ütlele. Vähemalt ratastooli inimesed saavad ennast inimesena tunda. Okei, väga hea, lahe. Teeme siis nii seekord. Eva.